9. mai, Viljandis on toimumas võmm, kõik meeskonnad on juba läinud radadele ja meie istume siin Viljandi linnapeaga Johann-Christian Konovalov. 12. aprillil täitus linnapea ametis täpselt 1 aasta. Kõik kommentaarid selle pildi all olid positiivsed. Oli see suur üllatus? Ei osanud oodata ei üht ega teistpidi, aga loomulikult positiivne, et inimesed on selliste positiivsete emotsioonidega selle aasta kohta, et võib-olla siis need, kes ei ole, siis otsustasid, et sellise, kuidas siis öelda, pehme ja positiivse uudise juures siis ei hakka nagu kritiseerima. Aga ma arvan, et tegelikult see aasta on nagu täitsa asjalikult läinud ja olen saanud tõesti nagu väga heade inimestega siin Viljandis koostööd teha, nii et tegelikult puhas rõõm on see amet siin linnas. No poliitikuamet üldiselt nii puhas rõõm väga tihti ei ole, kui palju tuleb ette ikkagi sellist maailmavaatelist vaidlust ja suurte otsuste puhul on ju alati keegi on poolt ja keegi on vastu. Milline on hea läbirääkija linnapeana ka? Milline see aasta praktika ütleb, et mis on taganud selle edu, et inimesed rõõmustavad teie ameti üle? No eks tuleb kõik osapooled ära kuulata ja püüda leida selline lahendus, mis võimalikult palju kõigile sobiks. Loomulikult alati see pole võimalik. Mõnikord tuleb teha ka selliseid otsuseid, mis mõnes osapooles võib-olla pahameelt tekitavad, aga ega neid otsuseid ei tehta siis ju selle nimel, et halba teha, vaid seda, et ikkagi suures pildis ja pikas plaanis asjad järjest paremaks läheksid. Mis asjad on Viljandis praegu hästi läinud selle viimase aasta jooksul, mille kohta võiks öelda, et need on väga head uudised siit meie Viljandi linnast? Ma arvan, et hästi on ikkagi sellega, et inimestes on näha sellist teatavat optimismi oma kodukoha suhtes, et Viljandil on potentsiaali, et siin soovitakse elada ja siin oma elu, tööd ja haridust korraldada, et alles eilegi kohtusin ühe noore ettevõtjaga, kes oli oma perega kolinud Jõgevalt Viljandisse just sellepärast, et nad nägid Viljandis sellist suurepärast potentsiaali just oma pere kasvatamiseks, oma ettevõtte arendamiseks. See on nagu nii tore selliseid näiteid näha. No siin täna ka politsei ja väga paljud organisatsioonid teevad koostööd kogukonnaga. Kui tähtis on, et poliitik teie linnapeana politsei oleks inimesele päriselt lähedane, et ta tunneks, et on hoitud, et teda kuulatakse ära? No ma arvan, et meie suguses kogukonnas ja meie suuruses linnas ei saagi kuidagi teistmoodi olla. Et meil sellist, võib-olla niisugust tehislikku või näilist nagu distantsi hoida, et see oleks nagu mõeldamatu. Et pigem just igal võimalusel, ma arvan, et linnavõim, linnajuhid, kõik need asutused, ka jõustruktuurid, kes meil siin linnas on, et peaksid just otsima kogukonnaga võimalikult palju seda kontakti, et olla lähedal, et suhelda ja et inimesed saaksid küsida neid olulisi küsimusi, mis neil on, sest me näeme täna ikkagi ühiskonnas väga palju seda, et on usaldamatust, on sellist võib-olla umbusku üleüldse maailma korralduse vastu ja ma arvan, et selle vastu aitabki ainult see, et olla nagu võimalikult avatud ja selgitada neid otsuseid, mis me teeme näiteks linnavalitsuses ja et ka politsei näiteks oma tööst räägib ja et need politseinikud on tegelikult sellised muhedad inimesed, kes suudavad korraldada ka sellist ägedat kogukonnasündmust, et see on ainult super, et see nii on. No võin kinnitada, et tõesti abipolitseinike seas ja ka politsei ridades oli päris palju noorema generatsiooni esindajaid, et ei ole selline vana maailma ja vana mõtteviisi esindajad üksinda. Kui tähtis on selline põlvkondade vaheline kogukondade koostöö ja kuidas see Viljandis toimub? Kas on tunda seda, et ütleme vanemad need, kes teavad, kuidas asjad käivad ja noored, kes võib-olla tahavad midagi värskendada, toovad midagi juurde, kui palju seda koostööd siin tehakse? Ma arvan, et sellega on meil päris hästi, et kui nüüd mõelda sellele, et nagu sa ütlesid, et vanemad ütlevad, et kuidas asjad peavad olema, siis pigem on see, et vanemad saavad öelda, et kuidas asju on tehtud varem.
et see, kuidas asju on tehtud, see on kogemus, aga see ei tähenda, et edaspidi nii teha oleks nagu ainuõige lahendus ja mina tunnen küll, et vähemalt Viljandi linna juhtimises see põlvkondade vaheline nagu side ja sünergia toimib nagu väga hästi, et meil on kogenud linnajuhte, kogenud poliitikuid, kes oma elutarkuse ja oma kogemustega panustavad, räägivadki noorematele, et kuidas on tehtud, aga samas jätavad nagu seda ruumi noorematele tõesti ise otsustada ja valida see tee nii-öelda enda põlvkonna jaoks. Mida tähendab turvaline Viljandi teie jaoks? Ma arvan, turvaline Viljandi võikski tähendada seda, et ma tean, mis minu ümber toimub. Ma tean neid inimesi, ma tean, kes siin elavad, sest ma arvan, sellist turvatunnet kõige rohkem riivab ikkagi selline anonüümsus. Et sa ei tea inimesi enda ümber, sa ei tea, kes nad on, kuidas nad käituvad, millega nad tegelevad, aga Viljandis on just vastupidi, et meie kogukond on selline hästi läbipõimunud. Me teame üksteise tegemistest, üksteise eludest ja see tekitab usaldust ja ma arvan, et usaldus loob ka turvatunnet. Kui nüüd nendele politseinikele, kes siin vabast tahtes, abipolitseinikud töötavadki vabatahtlikkuse alusel, aga siin on ka politseijaoskonnast päris palju inimesi täna töövälisel ajal või õhtusel ajal lihtsalt panustama. No kuidas neile aitäh öelda või kuidas neid tuua teistele viljandlastele eeskujuks? Mida kõik saavad teha, et kogukonnas oleks parem? No, ma usun, et kõige suurem tänu neile ilmselt ongi see, et ärge tehke sigadusi. Ma arvan, et antud juhul kõige suurem tänu ongi see, et need inimesed, kes täna rajale läksid rattaga sõitma, et nad kohale tulid ja et nad naudivad seda üritust ja ma loodan, et see võmm on selline traditsioon, mis järjest areneb Viljandis edasi, sest sellised kogukonna sündmused tegelikult läbi aasta on meil ikkagi hästi populaarsed ja rahvas tahab neid ja mulle see konkreetne sündmus sellepärast ka hästi meeldib, et ta on korraldatud ühe meie olulise jõustruktuuri poolt linnarahvale ja kõik saavad tulla ja osaleda. Ja no lõpetuseks me oleme kõigi käest küsinud ka nõuanded, sellised praktilised, millised turvalisuse ja ennetuse reeglid teil enda perekonnas olemas on või mida te teete? Meil näiteks perekonnas, ma jagasin ka politseiülemaga, on kokku lepitud, kuna AI möllab ja sulle võib helistada sinu enda pereliige täitsa tema häälega ja öelda, et ta on õnnetusse sattunud ja kandke raha. Me oleme näiteks leppinud kokku ühe sõna, me küsime siis seda parooli, et kui pereliige helistab, kui tal päriselt on midagi juhtunud, sa ju toru ära ei pane. Millised on teie reeglid, mida võib-olla saaksid kõik teised teilt ka õppida? See parool on päris hea mõte, ma panen selle kõrva taha, aga mina arvan, et kõige olulisem on üksteisega pidev suhtlemine ja tõesti see, et vanavanematega, et te ei räägi, ma ei tea, kord kuus, kord nädalas, vaid tegelikult iga päev võiks rääkida. Et mina oma vanematega küll suhtlen täitsa igapäevaselt, et kui näost näkku ei kohtu, nad on ju ka viljandlased, et seda juhtub ka päris tihti, siis ikkagi helistame vähemalt päevas korra, et ma arvan, et see loob ka sellist turvatunnet ja turvalisust oma perekonna sees. Päris hea nõuanne. Nii et linnapea soovitab helistada omadele iga päev, miks mitte, võib-olla kohtuda siis ka tihedamini kui seni ja hoida kokku. Aitäh ja ma loodan, et Viljandil läheb lihtsalt väga hästi. Suur tänu, samad soovid ja kena õhtut!